Tere, tere! Suur rõõm täna teiega kohtuda. Tere minu poolt. Mina tervitan teid siit Tallinna vanalinnast. Õues on niisugune mõnus, sombune, soe, mõnus sügisilm, Eesti sügisilm. Ja mina siis tõesti olen täna teie jaoks siin kella 5, et rääkida lugemispesadest, rääkida, kuidas lapsi lugema meelitada. Ja kõigepealt soojad tervitused, nägin siin tuttavaid nägusid, Janet ja Moonikat, Kerlit, võib-olla keegi veel, aga siin, teate, siin Zoomis on nii, et kui räägid, siis kõiki ei näe, et näed teatud inimesi. Ja mina siis olen oma erialalt või kus ma olen alustanud, ise olen siis lasteaias töötanud õpetajana, eripedagoogina, koolis töötanud ja olen selle lugemisega tegelenud pikka aega. Olen kunagi siis leiutanud või olnud siis selles grupis, kes leiutasid lugemispesa. See lugemispesa oli väga populaarne projekt. Eestis on siis neid lugemispesi palju tehtud ja ise siis leiutasin ka lugemisjooga, et panin siis 2 asja kokku, et lastejooga õpetajaks olen õppinud. Ja täna siis lisaks sellele, et Eesti Lugemisühingu projekt on siis lugemispesa, siis olen ise tulemas või olen, kus ma praegu olen, siis hoolingust, ka sellisest omaloodud väikesest nõustamis- ja koolitusettevõttest. Ja miks see hoolingu mõte on väga tähtis, miks ma tahan selle praegu ära öelda, on see, et kui me oleme igapäevaselt tegelemas inimestega, lastega, endast palju andmas, siis on väga oluline see, et me ise jõuaks, jaksaks, oleks ise jõustatud, et see on siis selle hoolingu eesmärk, see on niisugune eestikeelne uudissõna. Ja mul on väga hea meel, et mul on selline pikaajaline kogemus Eesti koolidega, sellepärast ma olen nii õnnelik praegu teiega kohtumise üle, et mul on siis aastate jooksul olnud võimalus käia Soomes, Iirimaal, Inglismaal, Saksamaal, Prantsusmaal küll oleme ainult läbi veebi kohtunud, aga et läbi nende aastate siis on tekkinud ka selline arusaamine, et võib-olla selline, mis need Eesti koolid vajavad, olen siis käinud lastele tegemas selliseid lugemisjooga, toredaid kohtumisi vanematele, koolitusi ja siis muidugi nõustamas ja toetamas meeskondi, et oleks ikka seda jaksu, seda vabatahtlikku tööd teha. Aga täna ma olen siin teie juures sellepärast, et jagada praktilisi näiteid ja nippe, mida te saaksite kohe siis kasutada, kui te oma armsate lastega kohtute. Ja ma olen pannud sellise väikse ettekande siis teie jaoks ka kokku, et kui teile sobib, siis ma hakkan niimoodi otsast rääkima, sest tahaks ju palju rääkida ja aega on täpselt nii, nagu on. Et kas teile sobib nii, et ma muidkui räägin ja te võite juba mingid küsimusi või täpsustusi näiteks kirjutada chati ja vahepeal võite küsida täitsa julgelt ja pärast siis lõpus ka. Nii et ma näitan siis teile, mis ma siin kokku panin. Nii. Kas ma näen ainult ühte inimest, kas te näete, et on ekraani peal? Jah, just, vähemalt see inimene, keda ma näen nüüd, ta ei tea, keda ma näen. Ma ei näe seda teie nime ka, aga igatahes nii tore, et vähemalt ühte inimest näen lisaks enda sellele esitlusele siis. Et kui minu käest küsitakse, et mis see siis või kuidas siis teha ikkagi niimoodi, et lapsed ju ei taha ju lugeda, ma ei tea, kuidas teil on see kogemus, aga ajakirjanikud väga tihti helistavad mulle või eriti siis, kui ma lugemispesa juhtisin, et rääkige sellest, et lapsed ju ei taha enam lugeda, on ju, kõik on nii halvasti ja nad üldse ei taha lugeda ja teeme ikka korraliku uudise sellise. Ja siis ma õppisin aja jooksul ära, et ütlesin, jaa, teeme uudise ja siis, kui nad helistasid, siis ma tegelikult rääkisin, et tegelikult mis on hästi. Ja mis on hästi, on see, et minu enda kogemus on küll see, et kui õpetaja enda silmad säravad, kui õpetaja ise usub, et lugemine on tore, vahva, raamatud on huvitavad, siis armastavad lapsed ka raamatut. Nii et tegelikult mitte lastest ei alga see, vaid algab ikka sellest täiskasvanust. Ja loomulikult me elame ühiskonnas, kus on palju muid huvitavaid asju. Ja ma arvan, et näiteks mina väiksena ka lugesin väga palju raamatuid, aga lihtsalt polnud muud teha, on ja, et need raamatud väga mind köitsid.
Ja ma mõtlen, et see Eesti kool tegelikult on ju selline koht, kus me saamegi hästi positiivse läbi sellise positiivsuse, mängulise lähenemise, lapse keskselt vaatamise, tekitada lastele sellise hea tunde, mis on seotud eesti keelega, raamatutega, lugemisega. Ja sellepärast tänane see minu ettekanne ka keskendub sellele, kuidas võimalikult mänguliseks seda teha. Sest olen ka ise kasvatusteadlane magistrikraadiga ja ikkagi kõik uuringud näitavad seda ju ja te teate seda ise ka, aga lihtsalt meeldetuletuseks, et laps õpib ikkagi läbi mängu ja laps õpib siis, kui on huvitav ja on rõõmus. Ja? Et me seda ära ei unustaks, et see on ikka see kõige olulisem asi. Aga kuna me ise tuleme sellest süsteemist, vähemalt mina küll, võib-olla ma nüüd liialdan siin, kus oli ikkagi, mina mäletan, et õppimine oli raske ja see oli nagu tõsine asi ja kõik see oli siuke kuidagi nagu, et mis sa siin rõõmustad või mis huvi umbes, pinguta. Ja siis me vahel võib-olla täiskasvanutena ka mõtleme, et me peaksime kuidagi olema väga tähtsad ja tõsised kõige selle õppimise juures. Nii et just seesama enda hoiak see, et ma usun sellesse, et just läbi rõõmu ja positiivsuse saab lastele asju õpetada, siis õpetaja teadlikud tegevused just toetavad seda samast lugemishuvi ja lugemisrõõmu. Ja näiteks üks võimalus ongi siis luua see lugemispesa ja teha seal siis erinevaid tegevusi. Nii et kui te küsiksite siis minu käest, et mis see siis hästi lühidalt kokkuvõttes see lugemispesa on ja miks mitte, võib-olla osadel teil on ka lugemispesa olemas Eesti koolis, et võite ka märku anda, et kellel on ja ma tean ka, et on erinevaid, et osad Eesti koolid ju rendivad ruume, kuhu sa ei saa väga pikalt mingisugust püsivat lugemispesa ju teha. Aga et on ka seda võimalus siis, et näiteks teha selline ajutine lugemispesa, et me toomegi midagi kaasa ja teeme. Aga mis need lugemispesa siis nii-öelda need sellised kriteeriumid on? Et esimene asi tegelikult võiks olla see mõtteviis lugemispesa juures, et mitte õpetaja täiskasvanu ei mõtle välja seda, et lähtudes sellest, et mina tean kõige paremini, vaid just nimelt arutada lastega, et milline võiks olla unistuste lugemispesa, kuidas seal võiks olla, tegelikult võiks kaasata sinna siis ka peresid, ja erinevaid siis koostööpartnereid ja luua kõigepealt nagu unistada ja siis luua seda lugemispesa. Ja mis ta siis sellised on, need põhimõtted on see, et lugemispesa ideaalis võiks olla muust ruumist mingil moel siis eraldatud, nagu te näete siin pildi peal on üks hea näide, selline väike onnikene. Seal on, kui on see selline püsiv lugemispesa, siis ta võiks muidugi olla näiteks selliste kappidega eraldatud ja seal on siis alati midagi pehmet, nagu see pesa mõte on ju, et tuleks välja, et kas siis on seal selline diivan või vaip või kotttool või midagi mõnusalt ja mugavat, et oleks hea seal seda raamatut vaadata. Muidugi võiks siis olla seal sellist mingit lugemismängu, võib ka olla võimalus näiteks raamatuid meisterdada. Ja üks selline oluline mõte ongi see, et vaadake on ju nii, et need lapsed, kes nagunii loevad ja raamatuid armastavad, nemad loevad neid igal pool ja igas asendis nii-öelda. Aga lugemispesa selline algne mõte või üks mõte oli see, et kuidas meelitada neid lapsi, kes võib-olla kodus ei näegi, et raamatuid loetakse või tal ei ole seda eeskuju või tal on nii palju muud asju teha. Talle võib-olla meeldivad autod väga. Siis üks kaval õpetaja paneb ühe väga kihvti auto sinna lugemispessa ja siis see laps läheb vaatab ja seal juures on ka üks mõnus autoraamat. Et see mõte väga lihtsustatult on see, et see laps ikkagi leiaks selle tee sinna lugemispessa siis, et talle meeldiks. Ja muidugi see, et kirjasõna on nähtaval, et seda saab ju kindlasti ka Eesti kooli kohtumistel kasutada ära, et mis iganes tegevusi me teeme, et siis keeleõppes ju see, et meil on ju kindlasti näiteks pildid näitlikustamaks ja meil on ka sildid igasugu erinevate teemade juures, et oleks selline näha seda kirjasõna. Aga loomulikult võib ka seal olla klaviatuur trükkimiseks ja nii edasi, et neid võimalusi ja variante on palju. Aga üks selline väga oluline asi, mida lugemispesas küll, et kui see on täitmata, siis ta nagu me ütleme, et see ei ole nagu päris veel valmis lugemispesa. Et raamatud võiksid olla siis eksponeeritud, ehk nagu te siin pildi peal natuke näete ka, et raamatud on siis suunatud niimoodi, et laps näeb,
Et teate, selline traditsiooniline raamaturiiul on meil ju, et üksteise kõrval on raamatud, aga et siis seda on kõik uuringud näidanud, et kui laps näeb seda, siis ta tegelikult võtab palju parema meelega. Muidugi me ei saa kõiki raamatuid niimoodi panna, aga et ma tean, et kui ma lastele näitan raamatuid, siis ma neid ka siis eksponeerin. Ja tegelikult need raamatud, vaat siin ma ei tea, kuidas teil on ja teie selline, nii tore oleks üldse tegelikult kohtuda ja kuulata kõigepealt teie mõtteid ja küsimusi ja kogemusi. Aga võib-olla, kui sa mõtled kaasa niimoodi, et kuidas sa ise suhtud sellesse, et kas raamatud võivad näiteks olla maas või aknalaual või on raamat ikkagi midagi nii püha, et me tegelikult temaga kunagi ei mängi. Et siis, et pigem ikkagi mina pooldan seda, et enamus raamatuid võiksid olla lapsele kogu aeg niimoodi kättesaadavad, ta saab sellega tegutseda, ta julgeb neid vaadata ja väga väikestele lastele me ei annagi ju selliseid raamatuid, mis katki lähevad, et peavadki siis olema kas kilest või riidest aga et sul on nagu julge vaadata. Ja et sa nagu julgelt saad neid lehti ikka keerata ja lugemispesa üks kokkulepe on ka siis see, et katkised raamatud parandatakse ära, et katkised raamatud siis ei jäeta ja üldsegi kokkulepped, mitte siis reeglid, et keegi on öelnud, et nii, vaid kokkulepped lugemispesas on ka siis olemas näiteks, et positiivses võtmes, et raamatud näiteks me hoiame. Ja väga tore tegelane võib olla lugemispesas ka näiteks oma maskott. Näiteks ta nimi võib olla tähenärija, me võime koos ta luua, me võime rääkida, miks ta peaks seal olema, mida ta seal valvab, kas ta on sõbralik või ta on kuri, on ju, või lastega nagu koos arutada seda ja siis ta võib olla täitsa reaalselt selline, näiteks siis tõesti näiteks õmmeldud selline tegelane või poest ostetud. Ma ei tea, osad on kasutanud üks öökulli või mis iganes seda sümbolit. Või sellist tegelast ja tema siis istub kuskil kõrgemal ja valvab siis korda nii-öelda, et see on ka üks niisugune tore tegelane, kelle siis saate teha näiteks. Ja tõesti, et siis see lugemispesa üks selline põhimõte on ka see, et lugeda saab kõikjal, et mitte see lugemispesa ise nüüd ei ole see koht, aga et seda lugemist saab siis harjutada ja mängida kõikjal. Näiteks üks viis, ma lihtsalt räägin seda, ma täpselt ei tea, et igal Eesti koolil on oma ju võimalused ja sellised plaanid, et näiteks võib teha sellise ülesande, et otsida näiteks väiksemate lastega tähti. Et võib-olla võttagi, kui on mingi maja näiteks, kus te võite näiteks ringi käia, võtate tähtsalt paberid, pliiatsid ja alused kaasa ja lähete otsite, et kus üldse on näiteks tähti võimalik märgata. Ja ise olete võib-olla koridori juba pannud või võib ka ühes ruumis seda muidugi teha, erinevaid silte ja tähti ja võib ka püüda leida, et mis nendest on eestikeelsed ja mis ei ole eestikeelsed sildid, eks ju, et me nagu lihtsalt märkame seda keelt. Et millised võiksid olla eestikeelsed ja millised võiksid olla siis mitte. Või siis ka sildistatud tuba, mis tähendab seda, et jälle alati ma ütlen muidugi ka seda, et mina räägin lihtsalt, et teid inspireerida, et mõelge nendest mängudest absoluutselt ise edasi, et võib teha nii, et iga laps kirjutab sildi või te olete juba need sildid valmis teinud ja iga asja külge panete siis sildi, et tooli külge tool, laua külge laud, eks ole, akna külge aken ja siis saab ka mängida sellist toredat siltide segamise mängu, et segame nad ära ja vaatame siis, et ühesõnaga naljakas on siis on ju jah, et oi, akna küljes on laud, kas see saab õige olla. Ja muidugi üks selline kindel selline viis, mida siis nagu lugemispesa mõtteviisiks peetakse, on see, et lapsele, et me kindlasti nagu ei hurjuta ega riidle ega noomi teda selle eest, kui ta eksib. Näiteks, et teil ju samamoodi, et kindlasti tuleb teile lapsi, kes võib-olla osad oskavad paremini eesti keelt, osad halvemini või osad juba loevad, osad ei loe. Et siis igatahes kõik on õige ja me oleme lapsele toeks ja igatahes teda siis hästi palju kiidame. Et eriti, mis puudutab keeleõpet, et mina ise küll tunnen seda, et
ei julge rääkida, et ei ole selline keeleinimene, ma ja eesti keeles suhtlen vabalt, aga teistes keeltes ei julge, nii et selline julgustamine ja see, et ma julgen ennast väljendada, on väga-väga oluline ja kõik need mängud, mis ma täna ka tutvustan, et selle selline põhialus on see, et seal ei ole midagi valesti, et ma igatahes sa võid teha, me mängime ja me naudime seda mängimist. Et see mõte nagunii, mida te õpetajana teete, aga lihtsalt miks ma seda ütlen, näiteks kui me siin lähme edasi, siis on mõned tegevused, et kus võib juhtuda, et laps näiteks teeb tähte nii-öelda tagurpidi, on ju, näiteks peegelpildis. Siin mõned mängud on, kohe kuulete. Ja siis tihtipeale koolitustel õpetajad küsivad, et aga mis ma teen, kui ta teeb valet pidi? Et siis tegelikult mängu kontekstis ei ole see valet pidi. Jah, mängu kontekstis, kui me saame aru, et on täht, siis ta on. Kui me nüüd hakkame seda kirjutama, ja meil on vaja teada seda, et siis on küll, siis me räägime teist asja, aga see, kui me mängime seda oma kehadega teeme, siis tegelikult selles mõttes ei ole see nii tähtis. Ja ma tõin siia välja ka ühe selle viisi, et võib-olla mida saab teha ka lastega, et väga oluline on ju see, et me keskendume laste huvidele. Ja üks võimalus on kasutada sellist, projektõpe on praegu Eestis väga levinud, mis põhineb siis lapse enda huvil. Ja üks viis, siis kuidas seda läbi viia, see on muidugi selline suurem ja pikem põhjalikum teema. Saate ka hoolingus, meil on sellised veebipoolitused, kus võite osaleda, aga üks asi näiteks tõesti ka Eesti koolis võib-olla kasutada, et kõigepealt laste huvide kaardistamine, jälle te võite muidugi märku anda, et te tõenäoliselt seda ka teete. Ja miks see kaardistamine on oluline, et just selle, et me ei pea nagu mõtlema nii palju, et meie mõtleme välja neid asju, meie ka mõtlema, aga et me mõtleme asju välja, mida lastega teha lähtuvalt nendest ikkagi, mis on nendele naha lähedane nii-öelda, on ju. Et me kaardistame siis nende huvid, mis on need huvid võib-olla, mis sellel aastal neid huvitavad. Ja siis, oletame, ma tõin lihtsalt mõned näited, et võib-olla tuleb välja, et mis Eestiga näiteks seostub, näiteks puutumatu loodus ja võib-olla siis me otsustame näiteks koos, et võtame lotelood, eks ole, et seal on sellest loodusest ja loodusest pilte näiteks, või siis võib-olla lapsed ütlevad, et Eestiga seostavad mulle head maiustused. Ja siis mul tuli kohe mõtlesin, et mis mul tuleb siis esimene lugu meelde. Kas te mäletate Sipsikus seda, kus pannkooke sõi Anu, eks ju? Head Eesti pannkoogid. Ma ei tea, mis nad Eestis just nii head on, aga saate sellest mõttest aru, et siis me saame võtta neid lugusid sinna. Ja mida me siis raamatuga saaksime siis teha, ongi see kindlasti see ettelugemine, mis lastele alati meeldib. Ega ka selline kooslugemine, ka peredele anda näiteks kaasa, et koos saaksid pered lugeda seda eesti keelt ja ka selle sama looga, just et nagu ühe looga minna edasi, et selline koos etenduse tegemine, miks mitte ka reklaami tegemine, miks see on väga hea raamat just on ju, või siis video lavastamine, nukunäidend grupitöödes, et sellist erinevaid mõtteid. Või ka selline erinevate keelte, tähtede ja sõnade võrdlemine läbi mängu, et ma usun, et just see eesti keel on siis eriti armas, kui me mitte nagu ei ütle nii, et nüüd me ainult räägime eesti keeles, vaid et keeled on ju erinevad ja eriti need lapsed, kes saavad siis erinevaid keeli kasutada, et nagu ei tehta nagu ühte keelt nagu tähtsamaks kui teist keelt, aga et lihtsalt siin me saame neid asju nagu teha. Et seda ma olen siin ka Eestis ka pannud tähele, et näiteks kui on grupid, kus on vene lapsi palju ja siis keelatakse näiteks vene lastel rääkida omavahel vene keeles. Et tegelikult see on lausa tahaks öelda nagu lapse inimõiguste ahistamine on ja ma saan aru õpetajast, saate eks ju aru, see on nagu me soovime head lapsele, aga lapsel peab olema õigus ja vabadus oma mõtteid väljendada oma emakeeles. Et me ise lihtsalt selle eesti keelega ka nagu liiga äärmustesse ei lähe, ega ta ei lähegi lihtsalt selline mõte tekkis. Ja just, et nagu miks ma seda jagan, on see, et kui laps ise on aktiivne, ta tunneb ennast hästi, siis ta õpib paremini ja kindlasti aluseks igasugusele õppimisele on turvalisus,
ja turvalisus tuleb läbi suhte. Kõige olulisem siis kindlasti, kuidas laps tunneb ennast turvaliselt, on see, et tal on oma õpetajaga hea suhe, et ma kõigepealt loon ikkagi lastega suhte ja aitan grupil üldse sündida, et lapsed omavahel tunneksid ennast hästi ja siis saab üldse olla tegemist mingisuguse õppimise protsessiga. Et see on selline muidugi ka selline pikem teema, aga et me seda ära ei unustaks, et õppimine põhineb suhetel, headel suhetel ja turvalisusel. Aga siis ma leiutasin lugemisjooga. Ja nüüd ongi niimoodi, et mis siin ikka, ma ainult ühte inimest näen, nii et, aga ma arvan, et kas sa võid olla Eda Oja, lehvita mulle ja Kaja Kriisat näen ka. Ei ole Eda Oja, see on allapool, aga kahjuks ma ei näe, aga Kaja, sind ma näen, Kaja Kriisa. Kas sa lehvitad mulle, kas sina kuuled? Väga hea. No võt, siis ma saan sinu pealt vaadata, teised ka, kõik, kes olete olemas. Et võta, istu kuidagi mõnusalt niimoodi, aja endal selg, lükka natukene sirgu, kes raatsib võib veel kaamera ka sisse panna, sest siis me oleme ka nagu grupp ja üksteist niimoodi innustame. Ma sain teid rohkem, näed, ma näen Janet nüüd ja ma näen teisi, ma näen Kerlit ja oi, kui vaata, kui Moonikat ja Liinat ja näed, ma näen paljusid inimesi, vaat, näed, natukene teed, liigutad oma ekraan ja näedki, ma näen teid, Jannet näen ja Liiat ja tore. No nii, lükka enda selg mõnusalt sirgu, vaata, kas sul õlad täna liiguvad, oled sa täna oma õlgu liigutanud üldsegi? Ahah, mõnus ja vaata, kas su kael liigub täna ja vaata, kuidas sul on kaelaga. Nii, ahah, keegi on siin kirjutanud ja ma pärast loen selle läbi. Ja nüüd ole hea, mõtle oma eesnime peale, kas sul on oma eesnimi kaasas? On, jah, väga hea. Ja teeme niimoodi, et kas oma kehaga või kätega või näppudega tee oma oma eesnime esimene täht. No näiteks ma näitan ette, Maili on minu nimi, siis näiteks mina teen niimoodi. No saate ju aru küll, see on täht on ju. Maili. Nii ja sina tee ise ka väga hästi. Kohe näengi, et teete kaasa. Super, väga hea, osate, väga hea. Nii, lõdvestage. Nii. Nüüd see sama täht. Tee nii, võta oma parem, kui sa oled vasaku käena, siis vasak, see nimetissõrm ja joonista nii suurelt õhku oma see sama täht, kui sa saad. No nii suurelt, kui sa saad. Nii suurelt, veel suuremalt. Niimoodi. Ja nüüd me nagu võtame terve labakäe ja just kui maalime ta õhku. Mõnus. No tegelikult võiks terve niimoodi selle, ühe käega, proovi teisega ka, vaata, kas teise käega saab ka, siis on mõlemad kehapooled tasakaalus, väga hea. Ja nüüd sama täht. Tee endale peopessa nii pisikeselt, kui sa saad. Hästi pisikeselt joonista ühte peopessa ja hästi pisikeselt joonista teise peopessa. Väga hea. No võt, näed, juba tegime see natukene joogat, me teeme natukese aja pärast uuesti. Ja ma vaatan, keegi on kommenteerinud siia. Väga hea. Jane on jaganud siin. Väga hea. Just. Ma saan aru, et Jane just, et teistele kogemuse jagamiseks. Super. Väga hea. Et absoluutselt kasutage seda chatti siin ära, et saaks jagada kogemusi. On ju? Ja, just ma pärast loen pikemalt või põhjalikumalt selle läbi ka. Aga siis sellised, kuidas see lugemisjooga sündis, oli siis niimoodi, et tõesti, et ma ise olen ka ema ja lugemisnõustaja, panin 2 asja kokku, õppisin lastejooga õpetajaks ja lapsed ju nad ei istu ju kõik paigal, nagu teie siin ma näen, nii rahulikult, rahumeelselt istute paigal, eks ju. Lapsed ei istu niimoodi paigal, nad vajavad liikumist rohkem ja panin siis 2 asja kokku ja sain siis sellised mõtted. Kohe vaatan. Nii. Huvitav. Nüüd. Kas teie näete midagi, et muutub? Ei muutu midagi minu esitluses, jah? Aha. Huvitav. Kus ta siis läks? Nüüd tuli. Nüüd hakkas kõik korraga tulema. Appi. Ühesõnaga.
mis me praegu tegime, et seo liikumine tähed kokku, ongi see oma sõrmedega, kehaga tähtede tegemine. Väga hea mõte, näiteks lapsed teevad oma kehaga tähti, saate ülevalt pildistada ja kohe vaadata, kuidas välja tuli, võrrelda erinevaid tähti, ka rääkida sellest peegelpildis kirjutamisest, et kuidas siit tundub, kuidas teistmoodi on. Siis näiteks saab teha selliseid, õmmelda ise selliseid padjakesi, kus on erinevad tähed peale tikitud näiteks. Üks mõte, need võivad olla ka suured, iga pere võib tegelikult ühe padja lepite kokku, mis tähe või on siis lapse enda nimetäht näiteks ja kõik tulevad oma patjadega. Jälle ma ei tea, kuidas see logistiliselt on, aga miks mitte, üks mõte. Ja siis on niimoodi, et võib teha näiteks mitte lapsed omavahel ei võistle, vaid tähed võistlevad, et siis visatakse täpsust nendega, vaadatakse, millised tähed võidavad või et viskame täpsust, vaatame, mis nendest tähtedest kokku näiteks teha saab. Või siis kõik sellised kirjutamise asjad, et joonistada saab taldriku peale mannat panna, eks ole, lumele, liivale. Tähti saab laduda siis erinevatest sellistest õuematerjalidest, et kui teil on võimalus oma tunde õues läbi viia, et siis õues saab ju kõike neid asju edukalt teha. Ja siis, ma ei tea, Eestis on müügil meil siin puutetundlik lõng. Kas teil on juba ka olemas seal? Ei ole, kui ei ole, siis ma saan siit saata teile siit Eestist. Puutetundlik lõng, väga populaarne praegu, kõik tahavad seda osta ja väga lihtne, oleksime koos, nüüd saaks seda mängida läbi, aga nüüd kasutage oma kujutlusvõimet, ehk mida saab siis teha selle puutetundliku lõngaga. Paned selle põrandale ja teed ühe tähekuju sellest ja mõtle, kui astud sellele peale, siis see teeb seda häält. Näiteks teed tähe ja kui sa peale astud, siis teed on ju, võt, ma ei tea, Kerli, sina vist oled katsetanud seda või? On ju, töötas on ju, täitsa töötab. Ja või siis näiteks seda võib ka niimoodi, et võib ka üle hüpates ta teeb seda häält või näppudega, jah, niimoodi lähed edasi ja teate, kõiki tähti võib sellest teha ja võib ka lastele anda need kätte, nad võivad ise sellest teha neid ja siis võib üldse sõnu nendest teha. Nii et päris hea selline puutetundlik ja miks on siis see just hea on ka see, et kui me nagu üllatame lapsi sellega, et mitte ütle nii, et nüüd me hakkame lugemist ja tähti õppima, vaid ütleme, et hakkame puutetundliku lõngaga mängima, on ju, ja et see aktiivsus on kohe palju suurem siis. Või siis seesama näiteks internetimäng, väga põnev jälle lastele väga meeldib on see, et lapsed seisavad üksteise selja taga ja see, kes on kõige taga, siis paneb ühe tähe, see võib olla kujund või sõna, aga täht on võib-olla kõige klassikalisem, paneb siis, kirjutab selja peale ja see laps siis annab edasi seda tähte. Ja samal ajal teised püüavad internetilaineid, tõstavad käed üles ja püüavad internetilaineid, on ju, igasuguseid siiapoole, kõike neid asju saab teha. Ja nüüd on oluline see koht, et kui see täht jõuab ette ja mõtle, äkki ei olegi õige täht, mis siis õpetaja teeb, ütleb, pahad lapsed või? Ei ütle, vaid siis on niimoodi, et näiteks võib-olla pandi teele põhtäht, aga ette jõudis r-täht, on ju. Siis saamegi öelda, et internet ei töötanud hästi, wifi ei töötanud hästi, on ju. Ja siis me saame need kirja panna paberile ja tegelikult võrrelda neid, et me ei hakka otsima sealt seda viga siis, vaid et me keskendume sellele, et väga huvitav, et selline asi siis juhtus. Või siis näiteks mängida maad ja merd ja juba ütlen vahele ka, nagu märkate, ei ole siin ühtegi uut leiutist, et mina mingit patenti selle peale ei võtagi, et tegelikult see on see inspiratsiooni koht, et kuidas kasutada ära vanu häid mänge ja üks selline vana hea mäng maa ja meri, mäletate, see on see, et joon tehakse maha või ka mingi lõng ja siis sa hüppad, kui maa, siis maale, meri, merre, eks ole. Aga et võib ka teha nii, et on ees näiteks on s-tähemaa ja taga l-tähemaa. Ja siis, kui ma ütlen lammas, siis kus elab lammas? L-tähemaal, on ju, jah. No juba raskem on, kui see täht on võib-olla lõpus, on ju.
Või ka see, et on eesti keele maa või teise keele maa. No võib ka niimoodi teha, on ju, et me ütlemegi erinevates keeltes, et see on ka huvitav, et lihtsalt märgata ja kuulda. Ja siin muidugi ei ole piire, võite välja mõelda, mis iganes, aga üks tingimus on, siin välja ei lange ja siin ei võistelda, on ju. Kui läheb valesti, siis me toredalt koos naerame, mitte me ei naera kellegi üle, on ju, vaid me naerame koos ja meil on tore, aga et ei ole siis sellist asja, et siin on midagi sellist õige või vale. Nii, väga hea. Lähme siit edasi. Kas on vahepeal küsimusi tekkinud? Ma kogu aeg muidugi räägin siin kiiresti. Nii armas on, Hans on kirjutanud, väga armas, tervitused sulle, Hans, väga ilus kommentaar, no suur rõõm lugeda seda, mis sa siia kirjutasid. Jaa, väga hea. Ja nüüd, enne kui me lähme siit edasi, siis juba olite valmis võimlema, siis võimleme natukene veel, et selle lugemisjooga juurde kuulub ka lõõgastusharjutused. Ehk see tähendab seda, et selleks, et lugeda, õppida, areneda, on vajalik lõõgastus. Ja tegelikult igas õppetunnis võiks olla selline osa sees, et me lõõgastume, sel ajal me omandame asju, et enne kui me hakkame midagi tegema, siis me lõõgastume ja keskendume, näiteks hingame sisse ja välja, märkame oma keha ja samamoodi ka pärast. Kui me oleme midagi ära õppinud, et selleks, et integreerida see enda kehasse, oma meelesse, siis me võtame rahulikult aega lõõgastumiseks. Ja üks selline teema, või selline tegevus ka, mis aitab just nagu õppimist võib-olla niimoodi mitmekesistada ja just oma kehale, kui on see laps ka niimoodi tahab sipelda, siis tasubki anda võimalus tal siis liigutada. Ja teeme kõik koos läbi siis sellise toreda harjutuse, 3 kõhhi. Esimene on siis kass, on ju, kõige kuulsam loom, kõht täheline on kass. Ja selleks, et kass jääks meelde, et me tervitaksime maailma kõiki kasse, sa võid mõelda ühe meeldiva kassi peale, kes sul on, siis tõmba ennast niimoodi mõnusalt küüru, vaata, kas sa saad, niimoodi pea läheb alla küüru ja tee njau. Ja teistpidi nurr. Ja njau ja nurr. Kohe mõnuga. Njau ja nurr. No vaat, jätta see meelde, siis võid iga päev seda niimoodi tasuta teha. Siis järgmine kuulus tähega loom on ju koer, on ju. Jah? Koer läks õue, muide praegu ka vihma siin sajab ja sai märjaks ja raputas ühte käppa, vaata, et sul ikka täitsa niimoodi terve käsi üleni rapub. Jah, tubli, raputa teist käppa. Nii et täitsa raputa. Raputa 3. käppa. Ma tean, teil on seal laua all see 3. käpp olemas. Ja raputa 4. käppa. Väga hea. Nüüd raputa saba. Vaata, kas tooli peal on lihtne saba raputada. Väga hea, võib püsti tõusta, väga hästi. Ja nüüd alaselga raputa, keskmist selga raputa, ülaselga raputa ja nüüd raputame koonu kõik koos. See on väga hea kortsude vastu, nii et raputame ühe korra veel. Vaat. Ja nüüd, kui see on ära tehtud, siis juba, me tegime kiiremalt, eks ole, võib teha seda pikemalt ja mõnuga. Nii et laps saab tegelikult juba sellise mõnusa tunde kätte, et ta saab siis korraks ennast kehaliselt niimoodi välja elada. Mõned mõtted veel, näiteks sildistanud juba rääkisin tantsud tähtedega. Kui teil on olemas sellised sõna või tähesildid, mida te saate panna põrandale, alati ütlen, et paremad on sellised, et ei pea tegema seda, et me teeme nagu ostame kõik asju, vaid tõesti lapsed võivad ise teha iga A4 peale ühe tähe, ära kaunistada, joonistada, on ju, ja meil ongi tähesildid olemas, paneme kilede sisse, ei pea isegi kiletama, on ju, kiletaskud on olemas, tänapäeval panete maha ja tantsud tähtedega siis see, et näiteks muusika mängib, lapsed tantsivad, kui on muusika kinni, hüppab ühe tähe peale ja proovib siis mõelda näiteks sõna, mis algab selle tähega. Või siis linnu või looma. Või siis võib ka küsida niimoodi kelmikalt, et kellega sa tantsid, mis poiss või tüdruk see on, mis ta nimi on, eks ju, mis algab sellega. Või mis kuulsusega sa tantsid, jah? Et neid võimalusi on siis palju.
Või et kui tähed on juba tegelikult peaaegu selged, et kuidas tähti kokku saada, siis võib ka teha nii, et sa kirjutate, et lapsed kirjutavad või te ise kirjutate pastakaga või vildikaga ühe käe näppude peale tähed ja teise käe näppude peale tähed. Ja alguses nad ei ole ju sõbrad, on ju. Ja võib-olla siin on O ja S ja siis nad hakkavad kokku saama so ja kui nad kokku lähevad, siis nad teevad so, on ju, jah, si, sa, jah, ja niimoodi saab sellist mängu mängida ja pärast saate kõiki omavahel ka, lapsed saavad neid näppe kokku panna, siis pärast desinfitseerige käed ära, et siis on hästi. Ja võib-olla tõesti, et mõnikord, kui on need tähed, nüüd siis võibki teha näiteks tähepäeva, et sellel päeval me teeme kõiki asju, mis on just selle tähega seotud, voolime, küpsetame, uurime, meisterdame kõik seda ühte tähte. Raamatut ise meisterdamine kindlasti väga selline hea tegevus, kus laps saab kasutada, rakendada just seda oma huvi ja saab seda keelt kasutada. Seal võib olla väga mõnus meetod on ju see, et lapsed meisterdavad raamatu valmis, see on niisugune mõnus meisterdamistegevus. Nad joonistavad pildid ja täiskasvanu kirjutab siis lapse juttu võimalikult lihtsalt, selgelt ja lühidalt sinna alla kirja. Ja tegelikult siis laps on autor ja seda saab siis üksteisele ette lugeda ja saab teha seda. Ja muidugi see väga oluline, et hea lugeja usub, et ta on hea lugeja. Ehk see on siis teaduslikult ka tõestatud, et meie ülesanne täiskasvanutena on neid nii palju tunnustada ja kiita, et nad tunneksid, et ma olen hea, ma saan hakkama. Ja kui mul on see mõjub nagu bensiin autole, et mul on rohkem jõudu seda teha. Ja üks praktiline näide ka, et kuidas me seda saame teha, et kui laps näiteks loeb või ütleb midagi valesti teises keeles või loeb, ta alguses ju ei oska, et me ei paranda teda mitte ei, see on vale, loe uuesti, vaid et me ütleme ja see on see, on ju, jah, et see meie enda selline toetus, et loomulikult peab lapsi parandama, kuidas nad muidu siis õpivad, aga et läbi sellise tunnustuse. Ja see tunnustuse juures tuletan jälle meelde, et tunnustus tähendab ikkagi, kui me ütleme, mille eest me kiidame. Eks ju, et me ütlemegi, et ma tunnustan selle eest, et sa praegu julgesid öelda mulle seda. Aitäh selle hea küsimuse eest, mulle meeldib see. Mulle meeldib see, et sa praegu tulid mulle appi, on ju, et mitte see, et sa oled tubli, vaid et siis tõesti, et ma ütlen siis, mille eest ma olen teda siis tunnustamas. Ja võib-olla siit ka see, et kõik sellised kohustuslikud mõtted ja asjad, et kui me anname lastele kohustuslikuks seda, mida tegelikult ta ei taha, et siis need ei ole motiveerivad ja me peaksime siis, kui me ise kaldume võib-olla sinnapoole, et me hakkame kuidagi kontrollima, et kas nad on nüüd lugenud, kas nad on omandanud, siis igasuguse lugemiskontrolli parem variant on ikkagi selline loovtöö, kus me saame siis uurida seda, et mis sulle meeldis seal ja kuidas sa arvad, et see lugu lõppes või et mis see peategelane arvas või mida sina oleks muutnud, et kõike selliseid variante siis. Ja nüüd ma usun, et ma saan selle ettekande teile ka edastada, et siis ma praegu ei hakka seda tegema lahti, aga ma ei tea, kas te teate, et on siis Lugemispesa tasuta digiraamat on olemas, mis on tõeliselt mahukas. Ja võite kohe, kui te panete sisse kohe näiteks oma arvutisse lugemispesa.eu, siis tuleb selline väga mahukas, mitte väga mahukas, mina olen väga õnnelik selle üle, et see Lugemispesa leht on loodud, et te leiate sealt siis tasuta digiraamatu, kus on koondatud siis väga palju pilte ja praktilisi näiteid. Pluss seal on siis lugemismänge, erinevaid tõesti selliseid videosid, mida saate kohe kasutada ja vaadata. Lugemispesade lugusid on ja kui teid huvitab lugemisjooga, siis leiate ka selle Facebookist eraldi grupina ja Hoolingu siis lugemisnõustamise ja lugemisjooga samamoodi leiate sealt ennast üles. Ja et ma ei hakka praegu seda lahti tegema, kas keegi leidis äkki juba nii kiiresti? Saite selle vaadata, et mõnikord muidugi on hea, kui näidata, eks ju, et siis on
kuidas, andke märku, kas teeme korra lahti koos, et on pilt peale visatud või vaatate, saate ise kopeerida ja panna? Mina sain. Aha, on olemas, just. Väga hea, töötab. Jah, et vaadake korra see üle, et siis on nagu vaadatud, et siis on selline hea tunne. No vot, et siis huvitav ja põhimõtteliselt siis tänase sellise ettekande kokkuvõtteks hakkame siis kokku tõmbama, et saate veel küsida ka, et siis panin ka siia kirja sellise väikse Eesti koolidele pakkumise, et mis siis, kui on huvi, saate minuga ühendust võtta. Eesti Lugemisühingu lehelt saate veel materjale ja seal Lugemispesa kodulehel kindlasti ka on siis sellised materjale, mida veel kasutada. Aga küsige võib-olla midagi, mida ma saan veel öelda, kommenteerida. Mis veel teid äkki huvitaks? Mina tahaks uudistada, mis asi see puutetundlik nöör või mis asi see on siis, mis häälitsus ta siis, ühesõnaga sa ütlesid ainult, et SSS, aga kuna ma lähen homme Eestisse, et siis või lendan homme Eestisse, ma täitsa uurin asja. Jaa, väga hea. Aitäh sulle, Kaja Kriisa, et see tegelikult tõesti ongi selline, et vaata, kui hea ma tekitasin sinus täiesti huvi, eks ole, ja nüüd sa jäidki uskuma, et see ongi selline lõng, vaata, ma võiksin selle 20 euroga sulle maha müüa. Nii armas. Ei, ma jäin kahtlema, anna andeks, sellepärast, et kui sa ütlesid selle häälikuga ühesõnaga ütlesid juba, siis ma mõtlesin, et oot, ma jagan lõngadest ja nööridest päris palju oma käsitööga, aga siin on mingi näpukas. Just, absoluutselt. Et tõepoolest tegelikult tegu on sellise tegelikult nagu tavalise lõngaga ja seda siis saab selliselt kasutada, et lastele siis tõesti see doos on puutetundlik. Huvi. Lihtsalt, et huvi tekitada. Just huvi tekitamiseks, täpselt, ja. Aga minul sain aru. Just, aga kahju ma annaks katsuda. Aga ma tahtsin kinnitust. Absoluutselt, aitäh, et sa küsisid, aitäh. Väga tore. Ja ta on tõesti selles mõttes, see on mingi fliislõng või mingi selline, et on nagu, võib kasutada ükskõik mis lõng, aga et lastele meeldib seda katsuda ka, et ja kui saab veel paljajalu näiteks seal peal olla, et siis ta on niisugune mõnus. Ja kas veel mõnda küsimust? Oi. Sest kui ei ole küsimusi, siis te võite ka mulle kirjutada sinna chati, kui te saite mõne hea idee, sest me praegu ei saa sellist lõpuringi ju siin teha, ega ei saanudki avaringi isegi teha. Et siis olen tänulik, kui te panete lihtsalt midagi kirja, kas see teie jaoks oli see oluline, mis te saite siit võib-olla head ideed. Aitäh, Jane, et sa jagasid seda ka oma kogemust. Ja ma väga siis tänan teid kuulamast ja saadan teile parimad tervitused. Ja sest ma tean, need inimesed, kellega ma olen kohtunud, need on jäänud mulle väga südamesse, sest need on kõik imelised inimesed, kes seda tööd teevad. Nii et jõudu teile, et hoidke iseennast, et see hoolingu mõte, eks ole, et selleks, et jaksata anda, peab eelkõige ise jaksama. Nii et hoidke eelkõige iseennast. Ja väga-väga armas oli teid näha, nii et võite mulle ka otse siis kirjutada, kui mingid teemad veel on, mida tahate täpsustada või saada ideid. Nii et suur aitäh teile ja kõike head, ilusat õhtu jätku!